tere! Tere teile, Kuressaare kokandushuvilised, ja tere teile, kes te olete oma kodudes. Täna räägin mina, Merle Vaha, Tupperware Eesti esitaja, Tupperwares silikonvormist. Silikonvahvlivorm, mis on siis hea kasutamiseks nii elektriahjus kui sügavkülmas ja te saate selles valmistada nii soolaseid, magusaid, külmunud, tarretuvaid, erinevaid maiuseid. Me kõik teame, et tegelikult on väga mõnusad Brüsseli vahvlid olemas. Ja me kõik mõtleme, et seal on jahu sees, ma ei tea, kas ma seda nii väga sooviksin, tegelikult võib-olla sooviksin, aga kas ma seda teeksin, siis tegelikult võib vahvlit teha täiesti tervislikud. Silikonvormid on Tupperwarel olemas erineva kujuga ja kindlasti on väga tore see, et neid pole kunagi liiga palju. Alati soovitan soetada endale 2 tükki korraga, sest need mahuvad täpselt 2 tükki korraga ahjuplaadirestile. Silikoni olulised punktid on siis see, et kõigepealt läheb ta külma vee alt läbi, te panete ta ahjurestile, ahjuresti võtate ahjust välja, panete ahju sooja ja nüüd, kui ta on resti peal, täidate sellega, mida te soovite siin küpsetada. Kui teil ei ole peeneid retsepte, kuigi doktor Google aitab meid kõiki, vaadake milliseid retsepte tahes, siis tegelikult seidalt tuli väga hea idee, poes on olemas muffinipulbrit või te teete ise muffinitaigna, seda lihtsam teil on. Ja loomulikult võite te teha siin väiksed saiakesed vahvlikujuga, te võite teha siin hommikuomleti, keegi ei keela ka hakklihast teha, väga mõnusad on muuseas ise tehtud müslipatoonid, sellised toredad, kus on seemned, kasutatud ära meie ekstrašefi, meie superhakkijat, pannakse siia sisse kõikvõimalikud mandlid, seemned, tõmmatakse puruks, lisatakse natuke mett, natuke võid, mida te soovite, ja panete siia peale ja teil on mõnusad erksad batoonid, energiabatoonid ise tehtud. Nii, aga et neid teha, siis ongi oluline kõigepealt külma veega ära ja siis täitma hakata. Aga mina olen alati soovitanud, et praegu on nad 2 tükki ühe hinnaga, kohe-kohe on jõulud, uskuge või mitte, juba 5 palgapäeva pärast, siis tegelikult on Tupperwarel ka väga hea doonutsivormid olemas ja kui teil on kiire, siis kes on minu koolitustel käinud, siis ma olen teid õpetanud juba natuke petma, siis tehke üks taigem ja tehke erineva kujuga asju. Ja sõbrannad tulevad, vaatavad, küll sina oled tubli olnud. Ja siin on nüüd tehtud soolased, üks on 6 tükki doonutsivormiga, mis on väliselt sama suur, nad mahuvad kõrvuti ahjurestile ja teised on meie vahvlid. Siin on siis kasutatud praegu kohupiima, natuke kurkumit pandud, suitsukana, suvikõrvitsat ja muuseas suvikõrvitsat tahan teile näidata, suvikõrvits on ühelt poolt on vahvlid ruudulised ja teiselt poolt on mul suvikõrvitsad spiraalidega pandud siia peale. Samamoodi võib teha doonutsitega. Doonutsite on suvikõrvitsad siia ümber pandud. Tahate teada, kuidas seda tehakse? Proovime. See on nüüd sellised soolased ja palun väga, ongi 2 erineva kujuga. Lisaks on suurepärane teha näiteks banaaniga, täiesti ka patuvabad. Retseptid panen pärast video alla, banaaniga vahvlid ja siin on siis banaanilõigud pandud peale ja teiselt poolt on vahvel. Sellel samane banaani, muffini või vahvlitaignale oli tarvis on natuke teha tsirkust ka. Panin hulka lusikad ja kakaod. Ja palun väga, sellised doonutsid. Siin on natuke suhkurt peal ja nii lihtsalt, et lapski saab hakkama. Kui silikonvormid tahate panna sügavkülma, siis selleks on Tupperwarel olemas väga ideaalselt 2,25 liitrit sügavkülmanõud ja seesama vahvlivorm, seesama doonutsivorm sobib ideaalselt siia sisse, kui te tahate panna sügavkülma, kui te tahate panna tarretuma midagi, teha jäätist, siis pange ta siia vormi, täitke siis ja te tõstate, lapite nad kõik sügavkülma ja on väga hea kasutada. Tahaksite maitsta? Kõik, kes on koolitusel, saavad täna maitsta ja kui teie soovite, tulge järgmine kord ka meie koolitusele. Aga kiirelt näitan, kuidas siis teha neid spiraale. Selleks on ka Tupperwarel olemas imeline asi, on olemas käsispiraalitaja, millega võib teha spiraale suvikõrvitsast, kurgist, porgandist, kõigest, mis on tervislik ja mida meil on kodus olemas. Kurk, palun väga. Väga lihtsalt saab teha ise salati
ja kui lapsed teevad seda ise, mis te arvate, kas nad söövad seda? Nad söövad palju parema meelega. Nii lõbusad, nii pikad, kui just ise soovite. Pliiatseid oskab igaüks teritada, kohe on kooliaeg tulemas, hakkame harjutama. Porgand. Kui on pikk, ma ei pane otsa seda pressi. Kui on väike jupp, siis panen pressi. Samamoodi võib panna kurki. Ja kusjuures kurk, suvikõvis, porgand on ideaalne panna just salati sisse, vokirooga, teha erinevaid muffineid, teha erinevaid küpsetisi ja tõesti, nad on nii lõbusad, nad on nii tervislikud. Nii, ja lisaks võtame ka suvikõrvitsa. Suvikõrvitsal on oluline jälgida, et ta ei oleks väga seest pehme. Et see on nagu oluline ja sellised lõbusad suvikõrvitsad triibud saame panna kas ahjuraale, omleti sisse, teha ise muffinid, kõike seda. Ja me hoiame suvikõrvitsad ja porgandid Tupperware Ventsmark-karbis, siis nad säilivad kaua värsked. Igatahes selliseid fantastilisi asju saab teha suvikõrvitsa spiraalitajaga ja kui me tahame teha muffineid, siis me võime kasutada meie suurt ekstra šefi, võime kasutada ka väikest Superstari. See on meie Supersonic Extra. See on meie Supersonic uus shopper. Teie valik, kas suurem või väiksem. Tahan just praegu näidata seda suurt varianti. See on minu jaoks lemmik kõikide asjade hakkimisel. Kas ma tahan teha pähkleid? Kas ma tahan teha purukooki? Kas ma tahan teha erinevaid kastmeid, salateid, kõike? Panin siia mandlid. Panen kaane uuesti peale. Tera on ilusti sees. Lehter on selleks, kui ma soovin teha näiteks jogurtitorti, tahan teha jogurtikreemi, kui ma tahan teha erinevaid õliga asju, siis saab lisada. Oluline on teada, kui te saate Supersooniku kätte, siin seesama tihem on anumas sees, et see tuleb panna alla. Panime terad sisse, on mandlid sisse pandud ja nüüd 5-6 tõmmet ja mandlijahu valmib ise lihtsalt. No nii, paneme ta õigesse asendisse kenasti. Nii. Ja purustame nii palju, kui soovime. Niisama lihtsalt võib teha ise mandlijahu. Nii võib teha pestot, kõike seda. Aga meie hakkame nüüd edasi rääkima siin koha peal, kuidas me valmistasime neid toredaid toonutseid ja kohtumisteni teiega juba järgmisel korral. Kui midagi meeldis, võtke ühendust enda esitlejaga või kirjutage mulle, Merle Vaha. Järgmine nädal on meil kohtumised juba Haapsalus ja Pärnus. Kõike head!